on 30. juuli ja ma olen Tartus Toomemäel. Täna on Jupiteri päev ja teeme koos ühe Jupiteri rännaku. Jupiter on ühendaja ja avardaja. Ta on nende võimaluste avaja, mis on meil kogu aeg olemas olnud, aga mida me pole märganud. Ta on tervikuks sulataja ja samal ajal võimaluste looja.
see ohvrikivi siin Toomemäel, võiks öelda, et on Tartu süda. Toomemägi üldse kui Tartu süda. Ta tiksub omamoodi, omas ajas. Ja võimaldab tartlastel ja kõik, kes siia tulevad, häälestada oma südant selle Tartu südame järgi. Tartut on nimetatud Emajõe Ateenaks. Kindlasti ei ole see juhuslik nimetus. Erinevad rahvad on erinevatele jõududele andnud erinevaid nimetusi. Me võiks rahulikult Jupiteri päeva kohta öelda, et see on pukupäev. Aga meie mõttemälus ja mõttemustrites ei ole Uku enam sellises tähenduses, nagu on teiste nimetuste taga ja läbi tulev info. See, et me kasutame võõrapäraseid nimetusi, see ei tähenda, et jõud, mida me nende võõrapäraste nimetustega nimetame, poleks meie enda omad. Sest kõik on üks. Nimeta, kuidas tahad, kõik on üks. Nii et kui sa satud Tartusse, tule Toomemäele, vaata siin ringi ja leia enda paik. Siin on lahtisi kohti, lahtisi selles mõttes, et siin toimib maa süda. Ja siin toimib taevas ja need maa süda ja taevas saavad siin kokku ja neid kohti on siin palju. Ka need kirikuvaremed on ehitatud olulise koha peale. Ja tänu sellele, et nad on varemetes, me saame jalutada kohtades, kus muidu oleks võimalik ligipääs. Õnneks paljud kirikukohad on ilma majadeta ja seetõttu avatud nendele, kes sinna satuvad. Mõned teadlikud, mõned teadmatud. Olgu meis kõigis tarkust ja armastust, olgu meis kõigis elusat elu. Olgu meis kõigis taipamist, mis on oluline ja mis mitte. Olgu meis kõigis õnnelikkust ja olgu meis kõigis märkamist, kus me saame luua õnnelikkust endale ja teistele lõpututes kogustes juurde. Aitäh teile, kõike head, järgmise korrani!